Paksu Lemmi saatesse. No nii, tere tulemast kuulama järjekordset episoodi Kris Kala podcasti repertuaarist. Mina olen Kris ja tervitan sind Ruumum stuudiosse. Kui sul on soovi salvestada kvaliteetset sisu, siis tungivalt soovitan ja käsen mõne mõttes pöörduda minu poole või kirjutada otse meile siis ruumum.com. Ruumum on siis nii nagu ruum, eesti keeles tubaruum ja on siis ehk ruumum.com ja kirjuta meile ja siis leiad endale mõnusad sobivad lahendused. Siin saab salvestada podcast'e, siin saab teha muusikat, me saame ühendada enda kitarre, trumme vist ei saa, aga kitarre ja kas mikrid asju saab ühendada siis helipuldi külge, nii et saad teha ka mussi, kui tahad mingites tingimustes ja pidada veebiloenguid, online kõnesid, ma ei tea, lihtsalt vestelda inimestega siin ruumis, pidada koosolekuid, teha brainstormi, you name it, et kirjuta. Hinnad on jube head ikka ja tingimused on väga head, akustiliselt on väga hästi meil tehtud siin, nii et tule ka kaema. Mina tervitan sind uude saatesse. Vesi pane korraks käest ära, reklaam ei ole veel sellel ettevõttele, aga võib-olla varsti välja ei hõika, aga vett, jooge, mina joon maitsega vett. Aga tuleme uue saate juurde ja täna räägime natuke sellistest terviseteemadest ja tuleme konkreetsemalt siis juba toidulisandi juurde, milleks on üks spetsiifiline konkreetne toidulisand, milles, kui sa oled tegelikult podcasti kuulaja, suke sagedane ja järjepidev, siis tegelikult natukene sai seda mainitud siin üks mitukümmend episoodi tagasi, mitu kuud, või nüüd üle rohkem kui pool aastat tagasi. See talvel, 2023 talv. Jah. November või detsember. Enne jõule vahet, no peaaegu. Ja sai üks saade tehtud Remoga ja tema vennaga, siis seal natuke tegelikult seda väike sükke sneak peek nagu õhku visati, aga see oli nii algusjärgus alles see idee arendus ja täna on siis härrad meil siin stuudios istumas. Mitte küll enam vennad Merilainid, vaid nüüd on siis Remo ja Benno meil siin. Nii et mina tervitan teid, härrad, podcasti saatesse. Tere Kala. Tul mikrofonile palun lähema. Meil on õnged kaasas. Õnged kaasas. Tulime kalastama. Tänal mind on raske püüda, aga võib-olla õnnestub. Et aga tuleme... Sa oled käes. Ma olen käes. Ma polegi vette jõudnud seal. Mul ei olnud võimaluski. Aga nii on. Tuleme nende teemade juurde varsti ja enne kui me selle juurde lähme, siis mis toimunud vahepeal on? Remo, sinult ja siis Benno saab täiendada, mis sul elus toimunud on? Ma sain isaks. Palju õnne. See on, ma arvan, kõige suurem elusaavutus üldse hetkel. Puhas rõõm ja mummipapad. Ja vahepeal on elu liikunud huvitavas suunas. Selles suunas, et on vahetatud oma tegevusalasid mitte korra, vaid on proovitud, ma arvan, vahepeal kuskil 10 erinevat uut asja, sest olukord kogu maailmas, mitte ainult meie riigis, kus Kaja Kallas kõiges süüdi on, vaid tuleb nii-öelda natukene suunda vastavalt olukorrale muuta, siis tänaseks kohvikud olen suhteliselt seljada jätud, millest me pidime eelmine kord podcastis rääkima, kuhu me ei jõudnudki. Minust me puutusime korraks, aga väga põgusalt. Väga põgusalt. Täna saame rohkem teha seda. Korvame selle. Jaa, et olukord on jah selline, et majanduses see olukord ei ole selline, nagu võiks või loodaks olla, siis lapse saamine on pannud täiesti, mitte saamine, vaid isaks saamine, pere on pannud ikka täiesti teistmoodi mõtlema. Alguses mõtlesid, et tulevad küll mingid muutused, aga et need nii suured muutused on, siis seda ei osanud oodata. Tere tulemast klubisse. mis see siis on ju? Laps ja naine ja tore perekond, aga tegelikult need katsumused, mis kogu selle peresuhte sees on, see on päris rollercoaster nii-öelda üles alla, et programmide õhku laskmine ja mingid uskumused ja lapsepõlve asjad ja kuidas sind on õpetatud ja kuidas naise perekond on olnud ja kuidas enda perekond ja praegu saad nagu nendest asjadest rohkem aru. Et need on kõige suuremad õppimise kohad ja mummipapad, kui nagu me oleme 1,5 aastat, rohkem juba aeg lendab, aasta ja 8 kuud tegelikult ette valmistanud, proovinud, katsetanud ja täna me oleme siin.
ja see, kuhu me liigume, seda näitab aeg, visioon on paigas. Inimestele tundub, et ka tegelikult meeldib see, mis me teeme. Ja meeldib ka mitte sellepärast, et see, mis me teeme, vaid see, et nagu sellel asjal on päriselt ka väärtus. Inimesed tunnevad seda. Ja me ise oleme, ma arvan, selle parimad nii-öelda näitajad, aga me jõuame sellest veel pikemalt rääkida ja ma arvan, et me jõuame neid lugusid rääkida, aga... Penno, sul ei ole lapsi? Ei, kahjuks veel mitte, jah. Õnneks. Õnneks ei ole. Enda teada ei ole. Enda teada, jah. Et aga pool naljaga õnneks, et mõne mõttes on õnneks ja teistpidi jällegi küll see hetk jõuab kätte, aga ma vahel päriselt mõtlen, mul on 5 aastane tütar, eks ole, saab 6 sügisel ja mina mõtlen ja ma tean seda, et paljud, kes on ka vanemate laste vanemad, on täpselt sama mulle öelnud ka, et vahepeal ikkagi käib see mõtte läbi, et aga võib-olla ma ei ole nagu mõelnud ikkagi lapse vanemaks. Ja see on nagu reaalne nagu reaalsus. Aga mitte kõigile, osad on need, kes nagu teevadki 10 ja 11, 12 last, et nagu fucking elu õnnelikud. Aga siis tundub, et see on ka aiuke nagu asi, mida elus nagu päriselt nagu teha tahavad. Et mina näen seda, et ma ei ole nagu... Statistiliselt 10-st ühest ikka Ronaldo võiks tulla. Jah, võiks. Aga kas ta tuleb, on ju? Et aga see lapsevanemus on tõesti eraldi kategooria, eraldi teema üldse ja see ei ole absoluutselt nii lihtne, kui esialgu silmapilgul tundub, et mul on üks sõber, kes ka saab siin 6 pärast isaks ja siis ma nagu huviga ootan, mis ta elus nagu saama hakkab, sest et tundub, et ta nagu ei põe üldse. Aga ma tean juba, et ta ei tea, mis teile ees ootab. Ma põdesin ühte asja ainult. Ma põdesin mähkmeid. Aga see on kõige väiksem asi selle juures. Et kõik see muu, mis seal ümber ja see mähkmed ei ole tegelikult... Ei ole. Tegelikult ei ole mitte midagi hullu. Tegelikult ei ole. Tegelikult on puhas rõõm veel. 5-29 saab 5-6 beebi. Siis beebiga on rahulik. Aga praegu tundub, et juba on aadikut ümber vaja. Selles suhtes, et juba nagu keerab ja meil ja ei põhimõtteliselt laamendab. Viisi paja. Penno, mis sul viimase, ütleme, mis selle aasta toimunud on märkimisväärselt? Peale selle, et te olete koos mummipapad käima tõmmanud? Selle aasta jooksul, jah, ütleks, et põnevalt on läinud. Et just mummipapade poole pealt on kõvasti ise nii-öelda saanud siis sellel teekonnal areneda ja edasi liikuda. Täpselt samamoodi nagu Remo. Et on olnud nagu hea proovikivi nii-öelda teise nurga alt. Et kui siin varasemad aastad, ütleks, kirjeldaks ennast nagu hunt kriimsilma, et olen erinevaid ameteid proovinud erinevates ettevõtetes üle maailma, siis nagu see enda ettevõtte loomine, tegemine pigem on nagu olnud kõik aeg unistus väike, et nagu tahaks oma asja midagi pusida, teha ja pakkuda siis nii-öelda läbi selle inimestele midagi head. Et üldpildis on jah, sellel aastal palju kõvasti on edasi arenetud, ega rohkem mul see praegu ei oska öelda, et selles mõttes. See on huvitav, et vaatan noorena ka, ütleme üks teismeeas on, et ülipalju oli nagu seda hetke, kus sa tegelikult mõtlesid kogu aeg, et fuck, endal võiks mingi asi olla, mida teha, enda mingi asi on, et kõigil nagu on. Muidugi ma kõik need olid siis täiskasvanud mehed juba, kes tegelikult 10-15 aastat tegutsenud ettevõtjana, aga mõtlesid, et issand, kui lahe oleks enda asi olla. Ja mul ei tekkinud ka. Küll tal on vedanud. No just, küll tal on vedanud, aga reaalsus on tegelikult see, et kui sa ikkagi, mulle tundub, et seda ei saa niimoodi välja mõelda otseselt niimoodi. Ma nüüd hullult genereerin ideid ja siis hakkan lihtsalt midagi tegema. Ja mõni võib-olla töötab sellises, mina ei tööta. Ma olen katsetanud erinevaid asju ja erinevaid viise, kuidas mingeid asju teha ja ettevõtlusvorme ja ärivorme või struktuure, aga lõpuks alles 32-selt võib-olla, ütleks niimoodi, siis jõudsin nagu päriselt siis töötava mingisuguse ärimudelini, mida ma saan nimetada ettevõtteks või äriks. Ettevõtte on see, kus on ka töölised või koostööpartnerid on aga äri. Tuluallikaks või ütleme töötavaks äriks on ju. Et see on, kas see nüüd siis hilja? No ei ole, Siit edasi panna veel 7 aastat, siis 40-selt ka olla nagu edukas seisus ei ole hilja ju. Aga nooren jäi nagu mulje selline, et kui ma nüüd 25-selt ei sõida mis iganes X autoga või ela mis iganes standardid järgi, siis nagu elu on nagu läbi. No meil on ju seda müüdud. No ja müüakse täna see nii, on ju. Veel rohkemgi täna veel seda, kus sul siin 11-aastased poisid teenivad täietavad, ma ei tea, mis summasid on. See paneb kokakratsi lihtsalt vahepeal. Esiteks nad räägivad sellist keelt, millest sa aru ei saa. Esiteks nad teenivad mingi 5 miljonit nädalas kuskil.
et nende keel ja arusaamised on teised. Ja just see, et meil on seda nii-öelda vale visiooni tegelikult, mis vale ei ole õiget või valet, see igaüks peab selle läbi käima, kui sul ei ole ikkagi head teejuhti või inimest kõrval, kes sulle näitab tegelikult seda rada, mida mööda käia või suunab sind vähemalt, siis sa teedki väga palju vigu lihtsalt ja sa mitte ei kaota aega tegelikult, see on õppeprotsess lihtsalt, vaid kui sind keegi juhendab, siis sa lihtsalt võib-olla jõuad sinna nii-öelda kiiremini. Siis on komistuskive võib-olla vähem, jah. Selles mõttes. Täpselt. Eks meile tänapäeval ju reklaamitaksegi seda, et kõike peab saama kohe kiiresti ja nüüd. Et samamoodi need näited nendest noortest, mis iganes 10-12 aastased, kes teenivad miljonid, neid on käpuga täis. Aga neil on lihtsalt hea reklaam taha pandud ja siis kõik arvadki, et nüüd on iga teine nooruk on tead miljonid. Ja loomulikult ei ole, aga see ongi see, et seda lihtsalt niimoodi pushitakse, promotakse ja reklaamitakse. Okei, aga jaa, tuleme selle teie terviseteekonna juurde ka, aga enne ma annan teile kingituse. Te juba teate, et ma selle saate. Aga nüüd te võite ikkagi näidata, et ohohoo! Kala ei oska saladusi hoida. Väga raske on hoida saladus, kui inimesed vaatavad tegelikult ja teada. Aga te olete esimene, kes ütleb seda mulle, et ma tean, et sul on kingitus. Et üldiselt ikkagi inimesed tea seda. Selles suhtes, et sa ei tee ikkagi tühja tööd, et me kinnitame sulle seda, et sa teed väga head asja ja see, et sa siukse ruumi oled loonud. Kui me saime kokku eelmine kord, siis ma mõtlesin, et kas Kris niimoodi asju ajabki. Aga siis tegelikult see ruum oli... Ei, ta oli olemas tegelikult ka siis juba. Aga lihtsalt see oli tol hetkel lihtsalt täiesti fully booked. Aga väga äge, kellel vähegi vaataja, kellel ja kuulaja, kellel vähegi võimalus on ja tekivad mingid mõtted, ideed, siis Hiltoni kõrval, kui on vabajuhuslikud, siis tulge pange oma mõtted kirja ja salvestage ja tulge proovige Ruumumm, see kõlab nagu mumm. Ja tagurpidi mummuur. Tundub, et meil on nii palju ühiseid joonised juba, aga meil tegelikult kingitused. Ma olen kingitused. Teil ei ole seda raamatut veel, ma loodan? Ei ole. Aga jah, see on... Ma olin nii põnevil, kui ma tulin, siis ma tahtsin teha, mis raamat. See on Rikas aednik, elu õppetunnide rikkuse kohta isalt pojale, et raamat näeb välja selline ja ta on üsna paks. Ma lugesin seda kuskil pool läbi ja sain aru, et not for me. Et sa oled poole peal. Et not for me, etsin pooleli, mis on täiesti okei. Aga üks on sulle, palun, ja teine on sulle. Et saate siis neid lugeda ja uudistada. Ma lootsin, et natuke on sellises nagu rikas isa, vaene isa ja võib-olla ka munk, kes müüs maha Ferrari nagu sellises kontseptsioonis. Aga kuidagi ei kõnetanud lõpuni mind. Nagu midagi nagu puud minu jaoks. Võib-olla teile meeldib. Nagu midagi alguses oli see, mis pani käima ja siis mingid tundsin, et ei tõmba ja jätsin pooleli. Aga tõepoolest saate sponsoriks on siis nende raamatute puhul, kes neid külalistele siin raamatud tasuta jagab, on Million Mindset kirjastus, million.ee. Kasuta Kris Kala sooduskoodi ja saad -10% järgmised ostukorvid alla, missugused nende raamatutelt ei pea olema ainult see raamat, mis praegu siin saates ette näitasin. Nii et need on teile. Kingituste aeg on nagu läbi, et mul on siuke komme teha raamat lahti esimesest kohast, mis mulle nii-öelda silma jääb. Tulista. Ma olen kodus oma inimestele, kes mulle külla tulevad, siis ma olen lasknud raamaturiiulist raamatu võtta ja siis võtta sealt raamat, ütle mulle lehekülge, ma loen sulle esimese lause, mis sealt on. Siis ükskord, kui me läksime Budapesti eelmine aasta oktoobris, siis üks sõbrake astus nii-öelda uuele teekonnale, võttis sealt raamatu ja lihtsalt ütles lehekülge 29 ja tegin selle raamatu lahti ja siin oli lihtsalt tühjus 28 ja 30. Leht ei olnud ja valge leht oli lihtsalt. Siis siin on praegu kirjas, et kord küsin talt, mida sa seal teed, ta kehita sõlgu, lihtsalt istun ja mõtlen. Arvan, et see ongi tänane saade. Lihtsalt istun ja mõtlen. Istud ja mõtled ja kehita sõlgu, et... Jaa, aga tegelikult on kingituste vastu. Tegelikult me tead... Nii, ma kadusin ära. Ma tean, et sa oled tegelikult juba ise katsetanud. Jaa, mul on peaaegu otsas. Täpselt, ehk siis sulle uus kingitus, uus partii. Need on siis, see on siis ametlikult legaliseeritud kokain.
jah, looduslik kokaiin. Tegelikult on tegemist toidulisendiga, mille nimi on Muumio, et mille nimi kohe jõuame ka ja saame sellest rääkida, aga selline näeb välja see pakk. Ma panen siit hosti peale ka, hops, sulle selline silt, selline väike pakk. Siin on kuue ja kuur, on ju? Mitu tabletti siin sees on? 60, iga päev üks põhimõtteliselt. Selle paneme siia. Krisi päevad on 48 tunnised. Just. Kui üks päevas. Just. Kuidas sa seda teed? No, ei saa öelda, see on saladus. Aga... Saladus on seal karbis. Jah, aga jaa, et selline see toode on ja selline me kohe jõuame ka. Aga enne kui sinna toote juurde jõuame, siis tuleme natuke nagu backlogina tagasi ja teeks üks kiire ülevaate sellest ka, et mis hetkest sai huvi mõlemal endal isiklikult siis kumb iganes alustada tahab. Huvi nagu tervise vastu. Et kui sul tervise vastu huvi oleks, siis ilmselt tervisetootega ei tegeleks. Et kus see huvi alguse sai, mis sind selle juurde nagu tõi võib-olla. Ja siis jõuame juba otsapidi ka sinnamaani, et jah, hakkame siit pihta. No olgu. Mis hetkest tervisest hakkad hoolima kahjuks päratamalt alles siis, kui see pekki hakkab minema, olgem ausad. Et jah, sellest hetkest, kui pekki hakkab minema ja teine hetk tegelikult suurem teadmine on olnud alles viimase 1,5 aasta jooksul tegelikult. Alates sellest hetkest, kui sul hakkab kohale jõudma, et lapsega koos ikkagi tahaks ringi joosta, tegusid teha ja õpetada ja maailma näidata lapsele, et tegelikult on olnud sees kõige suurem murdepunkt, kus on see teadlikkus tulnud, et tervise eest on vaja hoolitseda. Sest tegelikult eelmises saates ma rääkisin ka, ma olin 19, kui ma alustasin tervise toodete nii-öelda turundamist. Aga kes eelmist saadet on kuulanud ja seda lugu kuulnud, siis see lihtsalt ei käinud tol ajahetkel elustiiliga kokku. Noor kogenematu, äge keskkond on ümber, kes ikkagi joob, möllab ja teeb igasuguseid erinevaid aineid. Ise käid linna vahel kaklid, sõidad lubadeta autoga linna vahel ringi, on ju, siis teine päev müüd tervisetooteid, no väga ei käi kokku. Kohe nagu üldse ei käi kokku. Ja võib-olla ma tahaks nagu lisada selle mõtte ka see juurde, kui kuulaja mõtleb, et enda seomist tekib lihtsalt, et mis mõttes ei käi kokku, et see on umbes sama vaata võib-olla tuua paralleel selle pealt, et kuidas ma saan nüüd väita, et see ei käi kokku, et kes ütleb mulle, ma ei saa olla a la kaak ja teha miljoni äri näiteks või aidata kedagi, või teine näide on see, et mis see mul see nüüd näite paralleel oli? Okei, never mind. Aga see mõte on selles, et et ongi, ma lähen, ma ei tea, ärikohtumisele ja siis lähen sellises riietsuses. Kes ütleb mulle, ma võiks olla sellises riietsuses väga edukas ettevõtja edukus ei näita ju, et etikett ei näita, kui edukus ma olen. Ma võin panna pintsakuriided ülikonna selga, aga võin olla puruvaene. Ja mul lihtsalt tuleb sinu nagu selle sama lause peale see mõte, et need ei käi kokku, mida mina pigem vaatan, on see, et see sagedus, su teod, mida sa teed, mis sa siia maailma nagu lood, et ühelt poolt sa tegelikult panustad ühte leeri ja siis teiselt poolt panustad teist leeri, mõnemates oled sa nagu nii-öelda balansis või keskmes, aga ei liigu ei kummagi poole see karjäär, ei nii-öelda kriminaalse poole, ega ka siis nagu see legaalse poole. Kummast ei ole edukas. Jah, aga see on see sagedusmäng, mina nagu näen, kuhu sa tegelikult nagu panustad. Mitte nii väga siis see, et ei võiks kokku sobida see, et sa ühel hetkel oled seal tänaval, teine hetkel müüd nagu tervisetooted. See võiks sobida, aga tegevused ei haaku nagu sageduslikult, üksteist toetavalt. Jaa, nõus või? Me tegeleme ikkagi tabletieriga. No jah, seda küll. Et läks küsimus meelest ära, ma jäin siin. Sinu terviseteekond sinnamaani välja, et tegelikult on nüüd ikkagi pannud mõtlema naine sügavalt, kes hoolib ja armastab ja paneb tegelikult mõtlema ja suunab, sest ega me mehed ennem ju mitte midagi ei viitsi ju teha või arsti juurde minna, kui ikka pikali maas oled ja mitte midagi 2 kuud teha ei saa. Küll sa siis mõtlema hakkad. Et see oligi tegelikult selle
tegelikult see aasta tegelikult on nagu hakanud väga pingsalt alles jälgima ja mõtlema, mida sa omal suhu ajad ja sisse ajad, aga täpselt nagu sa mainisid, balanss. Kuna mul on endal tegelikult selline äge haigus, mida nimetatakse kuningate haiguseks, see on podagra, ehk siis kusihape läheb liigestesse ja see ladestub sinna ja see hakkab kuradi põrgulikku valu tegema. Kui kellelgi on see haigus, siis meil on rohtu, see rohi oled sa ise. Tuled juba lähemale veel, palun. Veel lähemale. No, tiba, mul on podagra ja tegelikult see lööb jalgadesse ja küünarnukkidesse ja sa ei saa liikuda, sa ei saa WC-s käia ja see on selline valu, et kui sul on aken lahti ja tuul on, siis sa karjud lihtsalt. Su valulävi võib olla nii tugev, kui sa tahad, aga kui sa üks hetk oled perse peal roomade ausalt kusele, siis hakkad alles mõtlema, et nagu midagi vist peaks muutma. Ma ei olegi nagu kuulnud, mis seda nagu põhjustab või sa räägid nagu justkui nagu juba nagu mingisugusest teatud määral halvatusest või nagu, mis seda põhjustab siis kehas, mis seal juhtub? Seda põhjustab ületarbimine ja seda tekitab meil kehas, puriin tekib meile ja seda on täna meil reaalselt igas toidus. Plus kui me võtame minu mineviku tegevused ja igasugused tarbimised, siis see on väga soodustanud seda podagra teket. Ma ei tohi suitsetatud, mitte ma ei tohi, vaid ma pean hoidma balanssis, ma ei tohi õlut juua, ma ei tohi rasvaseid toite tarbida, põhimõtteliselt ma peaksin olema nagu kala. Ma peaksin... Nagu mina siis? Jah. mis kala? Ma peaksin ainult juurville ja valget leha sööma, aga noh, ma väga nagu raske teekond on hetkel tundub sinna jõuda, et ma üritan, mitte ma ei ürita, ikka üritan, ma katsun seda nagu võimalikult palju balansseerida, et mul siis oleks jalad all. Ja täna ma näen seda, et ma olen 1,5 aastat reaalselt mummi võtnud ja see asi on läinud tunduvalt paremaks. Miks? Sellepärast, et mummil on põletiku vastased nii-öelda toimed täpselt. Et ma olen teinud omal, kui mul hoog peal on, ma olen võtnud 5 tabletti, sooja veega natukene ära lahustanud ja teinud omal lihtsalt jalavanni sellega, lihtsalt oma jalad sinna likku pand. Ja podagra on selline asi, et sa näed, kui see nii-öelda tekib, sul tekib põletiku kolle, tekib suure varma otsa, sealt see algab ja ta on lihtsalt selle punase mõtteliselt välja tõmmanud ja see on mind tohutult palju kaasa aidanud. Et ma olen nii-öelda ise see produkt, mida ma siis nii-öelda tarbin, ma olen ise katsetanud ja täna, kui ma mingi hetk lähengi nii-öelda tarbin midagi üle, siis ma tean, et mul on päästerõngas. Aga kõik algab ikkagi iseendast, et sa hoiad balanssis neid asju. Ütsid, et üritus on luhtaleen katse. Just, jah. Pigem on ennetus, jah. Aga tead, mina ise usun seda, et räägime toitumise muutused, eks ole, kui sa tahad nagu hakata taimetoitlaseks või tundubki ekstreemne samm või isegi või olema ainult toiduga seotud või üks missuguse eesmärgiga, seal taga on ikkagi otsus. Sa pead ikkagi tahtma. Noh, senikaua ei muutu, ma arvan, mitte midagi, kui sa ise päriselt ei taha. Või kui sul on see läbi valu see koht, kus sa saad aru, et okei, no muidu on see putsis. Ma pean nagu ära tegema. Muidu ma suren, põhimõtteliselt. Siis sa teed selle otsuse. Ma arvan, et ju siis sul ei ole nii kurvakus ja kõla ka, ei ole sul veel võib-olla piisavalt valus nii vaimselt kui füüsiliselt, et sa tegelikult ei taha teha seda muutust, kui sa tegelikult tead, et see on tõenäoliselt sulle kasulik kehale. Et võib-olla ikkagi nii nagu täitsa nagu nii umpa-lumpa ka ei ole, et ikkagi need atakid on ikkagi pand mõtlema rohkem, et ei lase seda asja ikka nii kaugele, sest ma ümberringi näen, vaata, kui sul endal on mingid asjad, siis väga paljudel inimestel on see haigus ja nad ei teadvusta seda, jätkavad ikka täpselt samamoodi. Ja siis on teine variant on lihtsalt see, et nagu lähed arsti juurde, arst kirjutab sulle, mul on selle kohta veel üks lugu, lähed arsti juurde ja arst kirjutab sulle tableti ja sa pead seda eluaeg võtma. Iga päev üks. Eluaeg. Aga see on ka lahendus. See on ka, no kuidas. Mis lahendus see on, aga see on lahendus? Kuidas kellelegi jah, et sa eluaeg oled konksus. Just, aga see ongi see otsuse koht enne. Kuidas sa tegelikult tahad jätkata? Kas sa oled see vend, kes lähebki, võtab neid tablette ja see on ka lahendus, viib sind küll võib-olla mitte sinna teele, kuhu sa tegelikult tahad liikuda, aga või sa teed selle muutuse? Mis igas muutus vaja teha on? Just sa küsisid, et kus see nagu muutust oli, siis kuskil aasta aega tagasi ma läksin EMO-sse, sest mul küünarnukk oli lihtsalt
et nagu enda säärelihasest nii paistes oli. Siis üks arst ütles, et sa lähed kohe EMO-s, et sa lähed noa all, et siin ei ole mingit küsimust. Ja siis istud seal EMO-s, tund aega, 1,5 tundi istud, siis tuleb teine arst ütleb, et ei, mingit nuga, siin mingit nuga küll ei ole. Et siin on ainult perearsti juurde vaja minna. Siis ma läksin perearsti juurde, mul kirjutati mingid rohud välja, mingid võluvaigistid sealt, lähen perearsti juurde, perearst ütleb, et oi, et neid asju ei tohi üldse selle asjaga võtta. Nagu sul on juba 3 asja öeldud, et sa ei tea, mida nagu otsustada või mida siis nagu teha või mida võtta teha. Ja siis perearst suuras mind veel ühe arsti juurde ja siis 4. arst ütles, et no neid asju ei tohi üldse võtta, ma kirjutan teile veel ühed asjad juurde. Ja siis ma ütlesin fuck off, näitasin päriselt arstile näppu, ütlesin mingi perse, ma ei tule mitte elu sees teie juurde enam tagasi, sest 4 erinevat arsti ütlevad sulle 4 erinevat asja. Nagu millega siin tegeletakse. Nagu see oli ka see kliki koht. Ühesõnaga, selle aasta ja 1,5 jooksul, kui me oleme teinud neid klikke ja asju on tulnud lihtsalt nii palju, et kui katki tegelikult on esiteks meie see süsteem. Ja mul on siin veel üks lugu, nimesid ja asju ei nimeta. Ja võib-olla see on ka siuke teema, mida ei puudutata, aga nagu ma sain veel ühe kinnituse seda, et esiteks on arstide poolt konfidentsiaalsus nii-öelda vanne on antud, teiste inimest asju jagada ja sa saad aru, et mingi teatud kohtade peal, ma ei hakka neid asju nimetama, ühesõnaga konfidentsiaalsus. Sa ei tohi 3. osapoolele jagada teise inimese asju, aga nii-öelda arst lihtsalt surus seda asja läbi. Ja ma tean, miks, sellepärast, et ta saab raha selle eest. Ja siis sa nagu hakkad mõtlema nagu täitsa pekkis, mida tehakse tegelikult inimestega. Ja nii ongi, et ega inimesed ei mõista seda poolt ja ma ei tee maha nagu läänemeditsiini, igal asjal on oma koht ja kui sul ikkagi käsi ripub otsast ära, siis ilmselgelt enam alternatiividega sa seda korda tõenäoliselt veel ei saa, võib-olla mingi aega pärast suudame seda endale energiat kasutada kuidagi, aga ka see, et meil on siin laual on Saaremaa vesi, meil on siin mummitoode, mul on siin Million Mindset laual, kõik fucking tegelevad kogu aeg turunduse ja reklaamiga. Siis miks arvavad inimesed, et meditsiinis või ma ei tea, selles tervisesüsteemides ja kohtades, miks nendes ei tehta siis nagu reklaami või asju käiva pärast? Muidugi tehakse, see on ju kurdi triljonite ärid. Pure cash. Olge nüüd, et kuule, see on nii jabur, et mulle meeldis, kunagi suhtlesin kunagi hästi ammu suhtlesin ühe jalgakutiga, kes oli hästi selline akadeemiline ja haritud perekonnast ja täisakadeemik, reaalkooli õpiline ka veel ja mitte ma üldse halvustan, aga toon nagu konteksti. Ja siis mina olin juba enda silmi avanud selle koha peal, mulle tundus, võib-olla ma eksin ka, või tegelikult olen mina see debiilikene, aga ma olin silma avatud juba, et meditsiin on ikkagi nagu, ei ole nii must-valge, eks ole. Ja siis ma ütlesin talle, et ta ka hambapasta vaata, et see on nagu fluoriid sees. Ja siis ta mingi, ei no, aga kuule, Kris, kui see oleks nagu halb, siis meile öeldakse telekas ju. See on tõenäoliselt nagu loll või? Ja seal see jutt lõppes, sest et sa ei saanud inimesega rääkida, et kuule, kui see oleks kahjulik, nad ju ütleks mulle televiisoris, et see on kahjulik, lõpeta ära, nad ju ütle sulle, see on ju kurdi samamoodi nii suur käive lihtsalt taga, et pole ime, nad kaitsevad neid süsteeme, keegi nendest osanikest ei taha ju oma rahadest ilma jääda. Kolossaalselt summa kukud ära inimestel. Aga hoiatatakse küll tegelikult, laenu näiteks antakse reklaamides, oluvetti reklaamitakse, sakut reklaamitakse, seal on alati hoiatus olla, et see võib kahjustada sinu tervist ja hasartmängude mängimine ei ole rahalise olukorra parandamiseks mõeldud, et tegelikult hoiatatakse. No ikka jah, ravimite reklaamis hoiatatakse tegelikult enne. Loodis hästi kiiresti ka teine. Üliväikses kirjas seal all. Konsulteeriga oma arstiga. Just. Ära suured siis konsulteerinud arstiga. Et aga okei, ma ei tee maha, et nii on, aga need on lihtsalt huvitavad kohad, nagu, mis panevad mõtlema. Mind on päästnud ka, nagu ma ei saa öelda. Ja muidugi on, loomulikult mul on olemas ravimid, mis 24 tunniks võtavad, nii ma tean, et mitte midagi ei tunne. Sa võid minna, sul on paistis, sa võid jalgpalli minna mängima, sa ei tunne lihtsalt. Väga hea on, aga see ei ravi. Ja alati küsimus, mida sa kompenseerid. Täpselt. See on alati annab midagi ära ka, kui sa midagi saad vastu, ma arvan, et ikkagi see liikumine toimub, see varem hiljem. Maks läheb läbi, neerud ei funktsioneeri, silmaalused lähevad mustaks, lihtsalt väiksed järelnähud, muud ei realist midagi. No lihtsalt väiksed, jalg kukub otsast ära, aga lihtsalt väiksed järelnähud. 3 päeva ei maga ja. Sellega oled kunagisest ajast harjunud, kui 3 päeva ei maga. Okei, Benno, aga sinu lugu, mis sul tõmbas selle tervise suunas üldse?
miks sa seda üldse täna teed sellisel viisil? Miks? No ütleks, et armastus otseselt nii-öelda siis tervise selle suunas on ikkagi väiksest saati juba külge jäänud, et ma väiksena käisin judos circa 7 aastat, siis on jalgpalli tehtud ja jah, ütleme suurem armastus selle vastu tekkiski pigem keskkoolis, et siis kui avastasin jõusaali ja mõnusad need nii-öelda rauakangid ja hantlid, et me käisin, kuna ma olen Võrust pärit, siis ma käisin Parksepa keskkoolis, mis on Võrust natuke väljas ja seal oli siis rammumeeste oma jõusaal nii-öelda koolis sees, kus nad tegid siis trenne asju, et seal oli siis nii-öelda see raske kahurvägi oli kohal olemas ja sealt nii-öelda siuke pisik sisse tuli. Et siis ma hakkasin, ma mäletan veel koolis, päevas 7-8 korda sööma, et ma võtsin oma toidud kaasa, panin külmkappi sinna, vahetundidel kiiresti lahmisid sisse. Et sealt see suurem kasv tuli ja nüüd läbi aastate on ikkagi nii-öelda tehtud järjepidevalt trenni, et eks tuleb nüüd pause sisse, et kui elus toimuvad mingid muutused. Aga jaa, mumm on, ma arvan, ütleme siis aasta-poolteist tagasi, kui me selle avastasime, on sellele väga suure nagu tõuke pannud. Et just selle poole pealt, et siis sai ka varem erinevaid nii-öelda toidulisandeid asju söödud, et tekkis endal juba siuke tunne, nagu oleks vana inimene, et sööd mingid vererõhu ja suhkru ja igast kõige asju vastu nagu neid kapsleid sisse endale, et lihtsalt elus püsida. Et otsisingi nii-öelda alternatiivi, mis siis korvaks kõik need ära, et saaks ühte võtta, et oleks natukene lihtsam. Pluss siis loomulikult looduslik ka, et keha nii-öelda paremini omistaks ja võtaks vastu. See oligi nagu see äge koht, kus Benno tegelikult oli, ma olen ka siuke, mul meeldib katsetada, pane laua peale ja let's go, vaata. Et tõi katsetada ja mul oli 3 päeva lihtsalt ma tundsin, et nagu okei, siin on midagi on teistmoodi ja sealt see tegelikult tee alguse saigi. Mõtlesime, et nagu sellest peavad, rohkem inimesi peab sellest teada saama. Et kõigepealt oleme alustanud selle enda tutvusringkonnast praegu ja aga ma segasin. Ei, segan. Mul kohe tekkis mõte juurde, et 2 mõtet. Esimene peedistav küsimus on Bennole, eks ole, mõne mõttes. Ma juba tean, kuidas inimestel on, kuna mina ise ka sellele praegu niimoodi mõttega reageerisin, siis järelikult on veel neid, kes reageerivad kas samamoodi või reageerivad võimsamalt. Ja kuna puutusin ka kokku sellega ise, kui ma toidulisand äris ka viimased 4 aastat olin, siis ongi see koht, et okei, sa otsisid ühte seda asja, mis aitaks, nagu et see peaks võtma mitmes korraga. Nüüd on see küsimus, et aga kuidas sa saad mulle väita seda, et just see asi aitab me kõikide asjade vastu. Et inimesed, kes otsivad, see on nagu jälle, tuleb selle quick fixi juurde, et me arvame või me propageerime või me arvame leiame mingi toote või mingisuguse abiteguri endast väljapoolt, mis aitab meil kohe kõiki asju lahendada, aga see pruugi alati niimoodi olla. Aga mis sa selles silmas pead, et ei pea seda võtma, kas ta siis tõesti nii suur toime või mis see amploadel on see, kui sa võrdad nüüd erinevad toidulisandid, ma ei tea, mis sa võtsid küll tolle ajaga, et erinevad toidulisandid nüüd versus täna see, et kas ta siis tõesti on, sa näed enda puhul tunde järgi või oled sa kuidagi vaadanud ka mõõdnud seda, et näed okei, et jaa, mõne mõttes see korrab on ja, või sa ikkagi tegelikult täna ikkagi võtad mingeid asju vahepeal juurde ka mingid toidulisandid? Jah, praegu ma võtan ainukese asjana juurde veel piimhappebakterid, lihtsalt, et veel seedimisele ekstra punki juurde anda. Aga jah, kui ma nüüd võrdlema hakkame teiste toidulisanditega, siis esiteks on ta looduslik ja ta on bioaktiivne, mis see siis tähendabki seda, et keha omistab ja võtab paremini vastu. Et kuna meil mumm siis tuleb Altai mäestikest, kutsume teda siis mustaks kullaks, mis mägedest tuleb. Et seal oleneb geograafiliselt, et maailma teistest mägestikest on ka leidnud teda, et geograafilise asukoha poolest siis oleneb, mis tal sees on, aga ütleme, circa 80 mineraali on erinevad seal sees. Pluss siis erinevad fulvohapped ja humiinhapped ka veel, mis aitavad siis nii-öelda nende mikrotoitainetel nii-öelda transportida kehas. Aga kui me nüüd võrdleme siis niipidi, et kui me võtame lihtsalt näiteks, ütleme, et kui seal on magneesium sees, võtame näiteks magneesiumi kas või kapsli või mingi tableti, siis see on ju tehtud kuskil tehases sünteetiline, et su keha ei võta juba ühest tabletist sealt maksimumprotsentigi ei saa kätte. Küll aga sellega on nagu see imendumine ja toimeaine nagu palju efektiivsem, et sealt see nii-öelda erinevus tekibki. Et ma vähemalt ise tunnen küll enda keha peal, ütleme, räägingi, 1,5 aastat on katsetatud, et
siiamaani toimib. Et ma ei ole nagu vahele teisi asju juurde võtnud, et ainuke asi on D-vitamiin nii-öelda siis sügisel talvel. Tahtsid midagi lisada? Ramo? Jaa, enda keha on tempel ja ise oled kõige suurem nii-öelda siis produkt, siis ma just pean meelde võtama, sest ei ole midagi. Kala tahab selleks ma siin olengi. Kala tahab lähedust. Kala töövahendid tahavad lähedust. Et kui ma jaanuaris olin 2 kuud pikali maas trenni saanud teha, kui ma eelnevalt olen võtnud kreatiine erinevate tootjate valkusid ja ma trenni ei tee kuu aega, siis mu lihas närbub ära. Reaalselt, lihtsalt närbub ära. Siis mummiga on see, et mul on, kõik on sama. Reaalselt, kõik on endiselt sama, sest ta on nii mineraali rohke lihtsalt, et ta säilitab su lihast. Ja ma olen ise näidis, nagu ma ei räägi midagi, kus ma tean või midagi, vaid ma olen ise oma keha peal seda katsetanud. See on päris huvitav, et seda välja tood, see tekitab minus praegu tekitas nagu suurema huvi. Et okei, äkki peaks võtma nagu ikkagi rohkem neid. Sest ma näen, ma käisin siin 2 aastat tagasi alustasin jõusaali nagu sellist, tugevat treeningut uuesti üle pika aja. Esimest korda elus läksin nagu jõusaali päriselt nagu tegema koos sõbraga. No täna ei ole midagi enam. Ja muidugi ma olen ektomorf ka, vabandage väga, ma olen alien jäsemed, et minul mingid asju näha võtab ikka väga kaua aega, aga kaal on tõusnud 10 kilo, eks ole, peaaegu 15 kilo siin viimase 5-6 aastaga. Ja see on nagu rasva arvelt. Aga mida ma näen samamoodi, ma nüüd kukkusin 4 nädalast trennist, läksin 2 peale, siis läksin kord nädala peale ja täna olen kord nädalas. Ja mõnikord ma jõuasin kord nädalas. Ja see minu iga, ma ei prioritiseeri seda. Loomulikult saaks kõige hommikuti. Aga ma näen enda keha peal nüüd sama asja. Käies nüüd nii vähe, 1 kord nädalas. No siuke tunne, et iga kord läheb fisiik hullemaks. Et ongi see, kas see närvumise efekt või ongi see, et sa sööd ka vähem, võib-olla söön ka ebakvaliteetsemalt, aga ma näen mingit nagu langust, aga see pani mõtlema, et okei, et sinu see väide praegu, et see mumm nagu aitab selle koha pealt natuke nagu seda hoida võib-olla või vähemalt toetada seda või ta võib toetada seda, et see lihastoonus nagu säilib või lihasmass mingi määral natukene nagu, ei ole see downgrade nii nagu järsk, kui muidu kukkumine. Sa ütlesid, ma oleme rääkinud, et sa võtad kreatiin, on ju. Kreatiin ju ainult hoiab sul lihases vett. Et sa pumpad, aga kui sa 1 hetk ei söö kreatiini ei pumpa, siis just. Siis ei ole see midagi enam, mis ta hoiab. Just. Et see on ka käidud tee, et seda on proovitud teedki, kuu ajaga teed sellised tulemused, lihas on nii jõhker, aga siis tuleb suvi peale ja ei viitsi ja septembriks on kõht ees ja lihased rippuvad. Ei, nii. Jah, kaudselt. Nii on lihtsalt, et väga äge on kiired tulemused, aga kuhu sul kiire on? Sa küsid minutis, küsid kuulajatelt. Ma küsin kuulajatelt, kuhu sul kiire on? Kuhu sul kiire on, just, ei ole kuskil kiiret. 30, kuhu sul kiire on? Jah, kuidas te 11 leidsite? Ja kust tuli sükke mõte üldse, et teata vairaisk, et hakkame koos tegema. Sa küll mainisid Remo korraks, et sulle toodi lauale niimoodi nagu ikka nagu kohaselt, eks ole, ikka toodi lauale ja proovi vaata, et što etta, tavai anna mulle, et pohhui laada lähme. Aga mis let's go, aga mis sinul tegelikult teil see esimene, või kus see kokkupuutepunkt oli? Juba aastaid varem või alles hiljuti või? See on nii romantiline. No nii. Me kohtasime laeval. Tantsupõrandal. Anne Veski laulis. Ja ise ehitasime seda. Tegelikult me tuttusime päriselt laeva peal ja kuskil 5 aastat tagasi, mis on tegelikult tundub nagu oleks eile, eks nagu Benno ennem ka mainis, siis käinud palju välismaal tööl ja proovinud ja katsetanud. Siis ma ise katsetasin ka vahepeal, sõitsime Tallinnast Riiga, Riigast sõitsime Saksamaal ja Saksamaalt sõitsime Miamisse ja Miamis sõitsime üle Atlandi ookeani Cadizi. Ja siis lõhkusime seal, sellel hetkel lõhkusime kajuteid seest, laeva peal renoveerisime neid, siis eks tegime sellist ägedat liinitööd, selline 12-20 tundi ööpäevas, lihtsalt full töö. Ja ma eeldan, et need olid laevad ikkagi, kus reisijad peal ei olnud.
suured kruiisilaevad, jah. Et nad on nii-öelda siis kui sadamas. Okei. Päris creepy ei olnud. Tõesse. Suurtes laevades nii-öelda sees olla, kus nagu on haud, tühjus, vaikus. No pigem on töölisi täis, et seal nagu vahet ei ole ja crew on ka nagu peal, ehk siis laevameeskond on osaliselt peal, kes siis koristab, toimetab, teeb süüa, et selles mõttes elu ikkagi käib. Päris kontihes laevas ei ole, jah. Huvitav, mina läksin ainult kogemuse pärast. Sest mul oli kohvika samal ja tegelikult oli kõik oli nii-öelda hästi, aga väiksed sutsakad ja kogemused alati nii-öelda kulusid ära ja ega ma ühe korra käisin ja ega mind enam sinna tagasi ei võeta ka. Sellepärast, et mul on igal pool oma arvamus ja midagi öelda ja ma ei püsi paigal ja mul on vaja mingid piire katsetada kuskil igal pool. Siis mulle tööandja ütles et sina mees siia rohkem. Ära tagasi tule, taas sulle. Jaa, aga nii ongi. Siis täna see inimene tegelikult küsib mu enda käest nõu teatud asjade kohta. Et mitte ainult minu, vaid meie mõlema käest tegelikult. Et nimesid ei nimeta, aga päris paljud poisid on käinud seal tööl ja tegelikult on hea kogemuse ja raha pealt kindlasti, kui ei ole midagi teha ja on võimalus minna, siis minge, näed maailma, makstakse raha, saad süüa, magada saad, et kindlasti soovitan, kui võimalus kuskil laevadele minna ja pere veel taga ei ole, siis kindlasti ja soovitus. Eks me saime seal laeva peal tegelikult tuttavaks päris paljude erinevate inimestega veel, aga nagu otseturunduses ikka, siis saime Bennoga kokku, kutsusin Benno kohvikusse ja siis Benno ütles ühe kuldse lause, et tal ka parasjagu ei olnud midagi teinud, et kui abi on vaja, et siis võid alati nii-öelda kutsuda ja siis nüüd me oleme 5 aastat põhimõtteliselt igapäevaselt koostööd teinud erinevates kohtades. Et ja ilma sõnadeta selles suhtes, et see on korralik harmoonia tegelikult, et sa ei pea nagu asju ütlema või kuskile kokku saama, vaid sa oled põhimõtteliselt energia pealt samal ajal samas kohas ja mõtled ja ütled samu asju. Et nii me kokku saime. Ehk siis järjekordne sõnum teile, et kui keegi teid kuskile kutsub, siis kindlasti minge, te ei tea, mis sellest kohtumisest kunagi välja võib tulla või mis kivi all vähke peidus on, minge, suhelge, tunnetage energiat inimestega, saage kokku, et õppige ei ütlema, kõigele ei pea jaa ütlema. Et lihtsalt, jah. Tuleme selle toote juurde, kuidas te selle toote leidsite? Sina leidsid, nagu aru sõna. Kus sa selle leidsid, et kus sa sulle silma jäi, kas tol hetkel, kus sa selle leidsid, kas sa tead, kas Eestis oli juba olemas, sest täna on teil mingil määral konkurents olemas mingite toodete näol, sarnased tooted. Et selleni kohe jõuame ka, mille poolest siis võib-olla teie erinete või miks tasub teie rohkem vaadata. Et aga kus sa selle toote leidsid, et kuidas üks asja üldse otsa koperdatakse? Tootest ma kuulsin Joe Rogani podcastis, kui Elon Musk rääkis sellest kusjuures, et mis tema siis nii-öelda päevased nii-öelda mineraalid või asjad on, mida tema siis nii-öelda võtab. Ja siis sealt ma kuulsin niisugust huvitavat sõna nagu silagit ja hakkasin natuke rohkem uurima, mis ma netist leidsin, oli see, et enamus nii-öelda silagiti, mis müüakse, pakuti Ameerika poole pealt. Ehk siis transpordi mõttes ma ei hakanud tellima ja see asi ei kuidagi soiku. Ja siis oligi, eelmise aasta alguses ma mingi hetk jalutasin Mustika keskuses on selline looduspood, jalutasin sealt läbi, vaatasin, et too, mummi ju. Ma nagu isegi ei pannud nagu kokku, et need kaks sõna võiks nagu ühilduda, aga siis panin tähele, et seal on mäed peal, must tablett on sees, panin nagu pildi kokku, hakkasin rohkem uurima siis nii-öelda mummi poole pealt, mis on meil siis siinpool rohkem tuntud. Ja sealt see huvi tekkis suurem ja suurem, ostsin ära, katsetasin, mina tundsin, ütleme, nädal hiljem kuskil, et pea oli selgem, mõte jooksis palju teravamalt ja samamoodi oli ka une kvaliteet oli kõvasti tõusnud. Laks magama, laks üles ja sügav uni, hea uni. Ja siis andsingi Remole proovida, et võta ka, et me ei oska öelda, et nagu kui ei ole huvitav asi on, töötab hästi, et vaata, äkki sul ka nagu toimib.
ja sealt see nii-öelda lumepall hakkas nagu vaikselt veerema ja märtsikuus me panimegi plaani paika, istusime maha ja mõtlesimegi, et kuidas me saame siis seda nii-öelda toodet tuua inimesteni läbi siis nii-öelda enda firma või brändi, ja sealt siis Mummipapad nii-öelda tuligi. Et mõtlesime, et Eesti pärastame selle toote ära, et toome siia poole turule ka rohkem teda. Ja, korra vabandan ka selle heli pärast, et kes mikrofoniga pole varem kokku puutunud, ma ei jõudnud sulle hoiatada ka, siis kui klapid lähevad mikrile, töötava mikrile lähedale, siis tekib see heli, et ma sain tunda sama, mis see tegi mulle. Tegin tagasi. Et see, ma ei tea, miks seda teeb, ma ei ole uurinud, aga igal juhul see on seotud sellega, et klapid jäid mikri liiga lähedale. Aga ma loodan, et nüüd kuulejana pandakse 2 korda sai enda kõrvu puhastatud nende kõrghelidega, aga või madalhelidega. See on madal heli, see ei madal heli, kõrgheli. Aga tuleme see toote, ütlesid see Shilajit. Shilajit. See on nagu Shilajit. See on sanskriti keeles sõna, mis tähendab siis mägede vallutajat. Kui mina seda teie kodukad lugesin, et te seda sõna mainisite, siis mul oli kohe siuke flashback. Ui, see on see toode või? Sest ma olen Shilajitis kuulnud ühes teises tervise podcastis. Ja siis omakorda veel mingisugune, ma ei tea, kas see oli TikTok või Instagrami mingisugune mikroinfluencer või makroinfluencer, keegi seal USA turul siis, eks ole, kuskilt mingi hetkel väga popse Shilajiti termin. Mul vennad sõid seal sisse, tusikate viisi mingit, ma mäletaks tast nagu keelias, võib-olla erinevates vormides, aga nad panid suhu seda tõrva moodi, vaatasin mingisugune, mis kõrdi umbes nagu see melassi siirup näeb välja või nagu meie moodi siuke, nagu vedelaine, pani suhu maitse üli räigi. Äkki olid asfalteerijad? No, ma ei tea. Ei tea, videos ei olnud. Aga see vaatasin ka, et okei, siuke huvitav toode, et what the fuck, nagu, et mingid tohutud mingisugused kasutegurid, eks tuuakse välja, keegi on saanud rämeda häid kogemusi. Kommentaaris on, ma ei tea, 1000, 2000, 3000 kommentaari, et I want it, what the way to get it. Ja vaatasin, okei, päris jõhker nõudlus, et okei, väga huvitav toode, mis siis on, aga ma ei viitsi süveda. Ja siis, kui ma nüüd siin saadet ette valmistasin ja teie kodukat lugesin, siis sealt mul jäi sama sõna silma ja vaatasin, okei, see on see toode. Ping-ping! Donald Padak, vaata lõi Donald Trump lõi neid kokku. Aga selles mõttes, et see pani mulle kohe nagu pirnits ära, ma jälle teise poole pealt enne, kui sa ütles see jõusai näide ja nüüd siis see näide, siis mul kohe tekis see koht, okei, shit just got real, vaata. Ja. Nii et kes natuke tahab, siis mingi guugeldage ja uurige selle asja kohta, selle Shilajiti kohta rohkem. Inglise keeles on kindlasti rohkem info, kui chati küsib, ma arvan, chat paneb ka sulle igasugused asju siin juurde. Aga teie kodukal on ka info olemas. Just. Ja meie kodukas uueneb ka jooksvalt. Mis see kodukas on? Ma viskame siia praegu selle inimestele ette, ma näitan neile, mis kodukal toimub, saate rääkida. Mis see koduka aadress on, mis see kodukat leiab? Mummipapad. Mummipapad.com. Mitte mummipapad, vaid mummipapad. Ja. See on ka eraldi lugu tegelikult, kus see tulnud on. Et nagu asju ikka, asjad sünnivad garaažis, pitsa ja õllega tegelikult. Kuidas kellelgi? Võib ka alkoholivaba õlu olla. Aga meil oli see mõte, me mõtlesime, me genereerisime. Kõigepealt me sõna otseses mõttes kulutasime, ei kulutanud, see oli meie õppeprotsess, et aru saada selleks, et kuhu suunas ja mis see toode meil üldse on. Me tahtsime teha alguses mummipapad, kes on lihastes ja kellel on käpp peas. Ja meil võttis see 4 kuud aega, et aru saada, et kas seda infot me tahamegi inimest, et kas see ongi see toode, mis annab siis nii-öelda seda väärtust edasi. Siis me saime aru, et tegelikult see ei käi kokku, aga kui sa vaatad Muumioru lugusid, kuulad, vaatad, siis nad on ka mägede vahel tegelikult. Käivad seal kanal ja on tervislikud ja elavad seal tornides ja ronivad mägedes täpselt samamoodi nagu tegelikult see sama, kus see Mummio tuleb samamoodi mägedest. Ja siis me genereerisime ja mõtlesime, et tahame Eesti pärastada ja mõtlesime kohe mitte ainult Eesti peale, vaid kui me võtame täna Skandinaavia, Soomed, Rootsid, Taanid, Norrad, siis muumitrollid tulevad ju sealt.
tulevad Rootsist, eks. Ja see nimi mummipapad tegelikult ongi nagu nii-öelda mõeldud kohe Skandinaavia turule ka, sest inimestel on täna eriti 30 pluss inimestel on see äratundmine selle nime näol. Ja seda täna tegelikult tänavapildis, kui Jalksvageniga ringi liikudes sa näed, et inimesi ka nagu tegelikult kõnetab ja sa näed statistiliselt, et inimesed guugeldavad seda nime ka reaalselt. Et tegelikult see on ka nagu läbi mõeldud või kuidas sulle tundub see nime loomise? Ja, see on pigem see äratundmisrõõm, et tuli ja kuidagi pool naljana tuli see nimevõlgatus tuli üles, et kuna Mummi ja Mummi Jee on ta siis nii-öelda siin ida poole peal meil rohkem tuntud. Et tuligi kohe pähe mummipapad ja miks mitte, lähme sellega ja me kindlaks sellele, et on nii-öelda pool nii-öelda toote nime on sees juba brändil ja samas ongi siis nii-öelda Skandinaavia turul, et on äratundmisrõõmu, et või tekitab lihtsalt küsimusi inimeses, et mis mummipapad, mis nad teevad või mis nad on. Et pigem sedapidi on see nime sünd tulnud. No, kui seda paralleeli sinna sisse tuua, siis ma arvan, et sellel on kindlasti seda, ma kirjutasin ka mummipapad siia, et sellel on kindlasti seda kohta, kuidas seda ühendust sinna luua. Aga tahaks korra veel nagu natuke sellest tootest nagu kuulda. Ja võib-olla ma isegi ei küsi teid konkreetselt hetkel juurde, või ma laseks teil nagu veel natuke rääkida sellest, et mis me selle muumia kohta ja Žilaiti kohta, see on Žilait. Žilait. Et mis me selle kohta ütleme veel? Mis see toode, mille puhul ta aitab, kellele see mõeldud on, mida ta teeb sinuga, millal seda süüa, mis kasutegurid ma saan sellest, et on ütled, et rahvameditsiin kasutab seda üle 2000 aasta, ma siin vaatan korra juurde, et paranda naiste menstruaaltsükli tervist ja meeste eesnärme ja reproduktiivset tervist, Selle kohta võingi sulle kohe rääkida puhtalt enda kogemuse. Vahepeal sai väga kinni oldud kuskile ingli numbrites ja asjades ja 11.11 aastal 2022 sai võetud esimene teadlik otsuse vastu, et hakkame naisega koos laienema, ehk siis pere looma ja meil ei õnnestunud see. Ei õnnestunud, päris palju proovisime. Ja siis oli 2023 märts, kui Benno tuli ja andis mulle proovida siis mummiot. Siis ma tarbisin seda stabiilselt, ehk siis soovituslik on see, et sa 6 aega võtad, 6 aega teed pausi, 6 aega võtad, 6 aega teed pausi, nagu iga asjaga me muutume lihtsalt kõike head ei ole ka korraga palju, et keha peab harjuma. Jaa, keha peab harjuma ja sõnaga. Eks jah. Ja 2023 jaanipäev mäletan täpselt kus, mis ja kuidas ja 2 nädala pärast oli naisel selline tunne, et vist on midagi natukene teistpoodi. Võtsime rasedustesti, küsimused ei olnud rasked. Küsimused ei olnud... Valesid vastused ei olnud. Valesid vastused ei olnud, küsimused ei olnud rasked. Ja siis, 2 triipu oli. Et ehk siis ma olen ise jälle see produkt, et ei õnnestunud, loomulikult seal võis olla igasuguseid teisi asju ka ja võib-olla võtabki aega, aga mina võin täna öelda seda, et spermatosoididele mõjus väga hästi. Ehk siis vähemalt minu enda omadele. Et järjekordselt olen elav tõestus, et ka selle koha pealt toimib. Sest täna, kui me vaatame kogu nii-öelda nende sundolukordadega, kus inimesti pandi süstima ja tegema, siis see on täna suur probleem tegelikult inimestel, sest mees- ja naishormoon on inimestele sisse süstitud, eks. Ja täna selle vastu peab roht olema ja mina tunnen, et see võib olla see üks roht, mis võib aidata. Et on võimas nii-öelda preparaat.
ja hommikul on telk on lihtsalt nii, et võid panna selle lina peale ja võib terve pere võib sinna alla telkima tulla. Naine võib seista seda. Naine võib täpselt. Ma olen kogu aeg mõelnud see peale, et just see toode ka, et äkki tuleb mägest, et see on siuke kihvt ja lahe lugu nagu juures on. Mõelda vaid, kui palju veel on mingeid aineid ja mineraale või asju avastamata, mis tegelikult võivad olla kasulikud, mis on kuskil kellegi, ma ei tea, ongi rahva pärimuslikult suguvõsast kuradi ainult emal, isal ja võib-olla, ma ei tea, vanaemal teada, see on ka surnud juba, on ju. Et ja kus pole ka dokumentatsiooni sellise viisil, et keegi on kuskil midagi kaardistanud, et ma siin alles hiljuti nägin, kes oli ka meenata, kelle episoodis see nüüd oli. See oli ka Roganis, mingi kuradi vaablaste mingi mesive mägedest. Ma ei tea, kas sa kuulme mäed, mis nime seal oli, aga mingi ka spetsiom nagu mesi, millel on mingi psühhedeelsed ja mingisugused rämed, mingi trip, mida tohib võtta nagu ülivähest, see võib nagu olla muidu eluohtlik ja see korjamine on mingi, vaatasin seda korraks videosid, kus korjatakse mägedes ka niimoodi, et inimesed lähevad nagu kurat mingi olematu köiega ümber keha, eks ole, mingisugustele mägede kõrgustele ja siis nad lõikavad seda mingit pesa või mingit neile nagu justkui seda kärgesed lahti mingiste saagide ogagade ja siis ümberringi sul on need rõvedad vaablased, kes põhimõtteliselt surmavad nõeltega ja siis nad ise skafandris. Ja see ka mingi ulme, siuke nagu harvestan tegelikult ära korjamisel, aga mingi räme toode nagu on avastanud jälle, et trip on. Mõtle, mis veel tegelikult olemas võib olla. Kui ma saaks nagu avastada või leiaks nagu need viisid. Mõtle, kui palju meie looduses on. No just. Mõtle, mis siis veel üle maailma on. Nagu, kui palju meil on veel minna, kui palju meil on avastada. Teine pool, mis mulle pakub, on see, et loodus, mida me ligi saame, eks ole, see loodus, kus on nagu maisma peal, aga vee maailm on ju ka avastamata. Jumal teab, mis, et kui suudaks võib-olla, ma ei tea, võib-olla mingi vetikas või ookeani sügavustus nendes põhjades, kus on see kilomeetri sügavustus, äkki mingid mineraalid, mis tegelikult saab süüa. Fakt, mis seal võib olla, me ei tea ju, See maailm on ikka kuradi kirju, Issanda loomad on kirju. Loodus annab häid asju, jah. Mida meie eest veel varjatakse ja mis on tegelikult ju ei ole ju pikka aeg 100 aastat. 100 aastaga on ju tõmmatud meile nii-öelda selle tavameditsiin on meile rohkem peale tõmmatud kui siis nii-öelda see alternatiivmeditsiin, mida räägitakse, on ju. Et tegelikult on ju kõik kogu aeg looduses olemas olnud ja on endiselt. Et ole mees ja mine korra ja söö seda õunu ja söö neid marru ja söö neid mõstikad ja kõik on ju tegelikult olemas. Et alternatiivne pool on jah, vaikselt maailmas nii-öelda soiku jäämas ja ära kadumas ka, et kui sa nüüd võtad võrdluseks, et mõned asjad on sadu, kui mitte tuhandeid aastaid kestnud ja toimivad siiamaani, et miks nad siis ei peaks siiamaani veel edasi toimida, et olgugi, et üks asi on maasaadus, et ja siis mulla olukord, et milline see on, et kui värsket ja head asja enam tuleb muidugi. Aga jah, et alternatiivne pool on jäänud veits nagu soiku, et ütleme seal India, Hiina poole peal muidugi seal nagu usutakse ja pigem tarbitakse sedapidi, et samamoodi meil see mummi on tuntud, Ayurveda meditsiinis on seal väga hästi tuntud ja mainitud ja kahju ma ei saa edasi anda inimestele seda maitset. Aga ta on siuke, ma ütleks, et natuke nagu selline, nagu kahet tunded, kohati nagu ebameeldiv lõhn, ebameeldiv maitse, hästi siuke spetsiifiline, mitte midagi meenutavat, täiesti uut. Ta on nagu maine maitse. Ja teine ongi siuke, et ongi nagu, nõustaks nagu mingid, ongi nagu mineraal, nagu mingi raud, mingi kivim või mingi siuke, ja see maitse paljalt. Kui ma seda kodus infot võtsin, siis ma tundsin nagu, et ta on nagu, minu jaoks meenutab natuke sellist nagu söe maitset, süsi ja siis on selline grill. Jah, selline ehe šašlõki grilli grilli šašlõki selle kõrbetüki maitse on. ja siis natuke on ka sellist maitset, nagu on selline lõhn, kui sa kuskile maa kohta lähed ja kus on talud ja asjad nagu. Ta on sellist on ka, et ega kõik ju asjad, enamasti kõik asjad, mis on tervisele head, ei maitse ju meeldivalt. Ehk siis järemaitse ei ole hea. aga see on minu spetsiifika. Juba lendad. juba on. aga nüüd ikkagi, kui inimesel on huvi, eks ole, tahab seda saada. Kus ta saab seda? Mis see õige leht on, kellele helistama peab, kellele kirjutama peab ja
mis see teie nagu soovitus on, et kuu aega, 2 kuud, 3 kuud, 4 kuud, 5 kuud, 6 kuud, iga päev, terve elu, et olete ka uus ravimitööstus, terve elu tuleb võtta neid asju nüüd. Ja kui mõju, võtta topelt. Tõsta doosi ikka kohe kuu tagant. Leiate te meid Instagramist, leiate te meid Facebookist, leiate te meid mummipapad.com, saate valida endale sobiva keele, leiate meid Facebookist Marko Benno Siigi nime alt, Remo Merilaini nime alt, võite julgelt ka kirjutada meile otse, kui on mingeid küsimusi, mingid tagasisidet hiljem. Jah. Need on põhikohad, kus seda saab, vaadake ise. Tegelikult, kui te lähete bioteekasse, siis te saate meid bioteekast ka. Kui te lähete siin erinevatesse massaažisalongidesse, siis te tegelikult leiate meid sealt ka. Et tegelikult me oleme erinevates kohtades täna juba üleval ka ja neid kohtasid tuleb iganädalaselt juurde. Väga hea. Seega varsti ei ole enam kohta, kus seda kätte ei saaks. Kas meil on, kas teil on, meil on kuulajatel mingi spetsiom skitka pakkumine ka? No kui me oleme juba kui me juba siin kommi jagame, siis kui me jagame teile ka. Jaa. Kui me oleme Kala saates, siis mis me tegime? Kris Kala sooduskood annab siis -20% soodust ja osta saab siis mummipapad.com lehe pealt. Et seal on olemas. Sellise sooduse saab ja. Mis see soovituslik esimene voor peaks olema nagu toos, et mine võtta kuu aja või võtta endale kohe 3 kuu oma või mis see nagu päriselt, me rääkisime quick fixist, me rääkisime long game'ist, mis see enda kogemus teil on, kliendibaasi kogemus ka, mis see esmane nagu soovitus on? No. Lihtsalt osta üks ja proovi ära, et selles mõttes oma keha on kuningas ja tempel nii-öelda, et eks enda kogemus ongi see, mis räägib ja kui on sama palju nii-öelda kasutegureid, mida sa paned tähele, siis osta julgelt juurde neid karpeid. Selles mõttes kahju. Soovitus on see, et võta nii palju, kuni kõht lahti läheb. Siis sa näed, kus piir on. Ja, tegelikult, kuidas kellegile, mõni on laua tagant ära läinud, võtnud, proovinud ja 5 minuti pärast helistab, ütleb, et mida sa mulle andsid, et ma tunnen ennast tõsiselt palju energilisema kui ennem. Mõni on 2 võtnud ja ütleb, et ma ei tunne mitte midagi. Aga see on 100 1 ja need on super healthy ja vitamiine täis laetud, siis need inimesed võib-olla kohe ei panegi tähele. Neil ei toimu enam suurt muutust. Jah, täpselt. Seda ma ise märkasin ka mingi hetk, et mina olen üks nendest, kes toidulisanditega näen, et mul väga nagu sellist mingit sükest, valgustumist ei toimu enam. Ja ma ei ütle, ma olen nüüd super elu, kõige tervislikum inimene, aga võrdlemisi nüüd ma ei julgegi küsida, kuidas sulle mumm mõjund on. Just. Selline me saame kohe jõuda, kuidas see mõjund on. Mõjud alles tekivad, aga mingid asju nagu olen nagu mõnes mõttes märganud, aga mida ma näen selle toidulisandite puhul üldse üldiselt ongi sama asi, et inimeste kehad on niivõrd erinevad ja teistpidi ka, et kui sa oled ikkagi ülekaaluline ja võib-olla ka ebatervislik on väga pikalt, siis esimene drastiline muutus on, ma arvan, et peaaegu iga toidulisandiga, mis on vähegi kvaliteetne, on väga suur nihe võib toimuda. Ja neid nihked võib olla erinevates sektorites, vitamiinite või erinevate terviseorganite puhul, eks ole, või mingite muude näiduste puhul erinevaid, nii-öelda, enne kui tekib, mulle tundub, et tekib selline esimene nagu tervislik platoo, kus maalt enam ei ole sellist suurt eurekat järgmise asjaga tunda. Et see võib küll olla, aga see ei tähenda siis, et see toode kohe ei toimi sul, lihtsalt sa ise ei oska võib-olla märgata seda või siis sa ei ole nii tundlik, et mõned inimesed ongi vähem tundlikud. Me alustasime 8. augustile koostööd Eesti maadluse koondisega ja eile tuli esimene tagasiside, et jalakarvad hakkasid kiiremini kasvama. Ja, see nagu huvitav 5 päevaga. Võib-olla ei olnud ennem tähele pannud, aga mis on pigem võib-olla naistele, kellel on õrnad küüned, seda tagasisidet tuleb väga palju. Ehk siis küünekasvul aitab tohutult kaasa. Ehk ta tugevdab küüsi. See on ka see, mis ma ise tunnen. Kui ma ennem lõikasin iga 2 nädala tagant, pidin lõikamist praegu ma pean korra nädalas lõikama. Et toimib selle koha pealt ka.
mu naine sööb seda muumiot nüüd ka teie toodet, mis mul see natuke alles ei teadnud on, aga tal eelnevas partiis ka need konkurentsitooted mingisugused, mis ta hakkas võtma. Et tema sööb, tal on see põlvemeniski probleem olnud siin 15 tagasi ja nüüd ongi põlvekõhre ja kulumine on toimunud päris suuri rets. Ja siis nüüd sööb neid, et see on aidanud tal saada paistetust natukene alla ja leevendada seda nagu, ta suudab, et saab jalaga rohkem nagu nüüd juba teha. Ta vahepeal ikkagi oli nagu karkudega, täitsa invaliid. Et see mõttes on siuke huvitav asi, aga küsimus tegib ikkagi mul see ka, juba enne tegis ka, et kuidas seda võtta? Minu naine näiteks leotab vees. Okay. Kas, mis need erinevad variatsioonid on, kuidas seda toodet võiks nagu võtta? Et ilmselgelt tabletina lihtsam, kui seda aasta maitset tunda. Purusta ära ja tõmba ninna. Seda võite ka proovida. Vaadake, mis saab. Aga see mõttes, et tabletina lihtsam võtta, kui sa ei taha tunda maitset, eks ole. Mõnele ei meeldi võib-olla mingid toodete maitset, siis see läheb kiiremini alla. Kui sa selle ikkagi veega läbi segad, siis see vesi on üleni selle maitsega. Siis on nagu võib-olla keerulisem juua seda. Vennal on hea kogemus ühe variandi kohta. Ja, et seda saab kasutada erinevat viisi, et vees lahustuna lihtsalt mõni võib-olla tahab nii-öelda kiiremini toimeaineid kätte saada, et siis ta lahustub ära enne, kui tableti kujul sisse võtta. Aga seal ongi lihtsalt see maitse asi juures, et kas sulle meeldib, maitseb seda vett juua nii-öelda mummi maitselist. Aga saab teda kehaväliselt ka kasutada. Et kuna ma olen ise siin oma põlvega paar aastat jännis olnud, siis ma aeg-ajalt teen kompressi sellest, et samamoodi siuke 4-5 tableti kausi sisse, natuke sooja vett peale, lahustub täielikult ära ja siis mingi vana rätiku niisutad läbi selles ja paned nii-öelda kompressi peale. Et on väga-väga hästi aidanud, et kuna tal ongi põletiku vastased toimed, siis ta imeb selle põletiku välja. Ja et mainisid, et sul elukaaslane tarbib seda, et mumio on nii-öelda kliiniliselt tõestatud, on tehtud uuringud, et aitab luu tihedustel ja luudel paremini kokku kasvada nii-öelda. Et soovitatakse just nagu seda tüüpi probleemide puhul ka, et luudele just on kasulik see mumio. Aga tuleme konkurentsi juurde. Mul on ka veel paar lugu, kuidas kasutada. Anna tulla. Ühte ma tegelikult juba rääkisin see, et ma Podagraga tõmba ninna. Sul nina must veits, mis? Hommikukohvi. Üks on see, et ma olen ka ära nii-öelda, kuna ta on puhas looduslik, ta sulab vees ära, eks, siis jalale kompressi teinud samamoodi, ööks pannud lapi külge, teinud vähe sellise tummisema ja pannud terveks ööks omale varba peale, on tõmmanud põletiku välja, siis ma käin vannis sellega. Kuna sääsed see aasta on nagu mingi, ma ei tea, lihtsalt niimoodi ajavad taga, ajasiid, siis paratamatult nad nii-öelda imevad meie imelist verd meilt ja siis sa kratsid seda, sest sa ei suuda sellele vastu panna ja siis sa kratsid selle nii kaua, et sa kratsid selle verele. Siis siin tuleb koorik peale, aga kui sa vannis käid, ma panin 5 tabletikest omal sinna vanni sisse ja need haavakesed, mis on tekkinud, nagu need tõmbavad sul hommikuks päris kenasti kokku. Et sa võid seda vanni ka nii-öelda kasutada, et sa võid, äge selline sõna on, ema on mul 50, võttis, ikka inimesed kipuvad ära unustama, meil on ka selle vastu varsti rohtu. Tegeleme sellega, et inimesed ei unustaks preparaate ära võtta, siis, aga see coming soon. Eks ta käis juuksuris ja juuksur küsis, et mida te tarbite? Et 1,5 kuuga olid hallid kõrvad alt täitsa nii-öelda välja kasvanud. Ehk siis sa võid seda ka tegelikult omal pähe määrida. Siis mõttes. Nad imendub ju jalad-alalt ja pealalt kõige paremini. Täpselt. Et sa võid seda kasutada nii, kuidas sa ise heaks arvad. Ise võtan hommikul kohe 2 tükki korraga sisse ja stabiilne energia terveks päevaks, 12 magaan kell 6 olen ilma äratuskellata üleval. Muidugi see on natuke eneseprogrammeerimine ka, aga esiteks sa puhkad palju kiiremini ennast, sa magad kiiremini, reaalselt. Su uni on palju sügavam kui tavaliselt. Et see on asi, mida ma olen ise tundnud, on see energiajõud ja see, et ma puhkan korralikult välja ja söögiisusid vähendab. Kuna siin on nii palju mineraale, siis sul ei ole vaja neid šokolaade ja asju ja
muidugi muuda oma tarbimisharjumisi, mitmekülgset toitumist, ei asenda mitte miski, aga see annab sulle võib-olla täpselt selle väikse 1% tõuke juurde, mis aitab sul nii-öelda neid otsuseid vastu võtta. Eks su mõtlemine ja fookus on paremini paigas, nagu tänu. Ei saa kellegi eest rääkida, kosta, ongi see, et proovi ise vaata, kuhu sulle see nii-öelda mõjub. Et neid tagasisidesid on nii palju erinevaid loomade peale. Loomadele antakse seda samamoodi, ussid, ahvid, kitsed käivad mägedes seda lakkumas, et oma mineraalainet kätte saada, et nagu miks mitte meie siis, mis me nii erilised on. Tuleme see konkurentsi juurde, et saate alguses korra ma mainisin ka, kuna ma sain ka teada teiega vesteldes, et tegelikult on mõne mõttes konkurents ka olemas turul. Mille poolest nemad, või mille poolest teie erinete, mis teil teistmoodi on või miks just teie poole pöörduda? No ütleks niimoodi, et praegu olemasolevat, mis Eestis on kõik ikkagi vene kirjadega nii-öelda karbid ja tooted. Et kuna praegu on maailmas siuke huvitav seis nii-öelda Venemaal, siis inimesed väga ei pruugi osta tarbida nii-öelda siis vene kirjadega tooteid. Ja samamoodi on ka nende kogus on enamus karpides vähem, et üldiselt on neil karbid, kus on 30 tabletti sees, ehk siis poole vähem. Aga meie toode siis erineb lihtsalt juba karbi poolest, et me Eesti pärastame ära, me anname inimesele eestikeelse informatsiooni, mis seal sees on. Ja kvaliteet on kindlasti, sest seda tuleb nii palju erinevatest kohtadest ja seda solgitakse täpselt nagu sa ütlesid, et sa tunned seal seda sellist spetsiifilist maitset, siis me ise oleme ka neid teisi katsetanud, aga seal ei ole seda. Seal ongi pigem see, et sa võid söötableti pähe seda müüa, pane ainult logo peale, ütled, see on Chilatsit, Mummi ja mis iganes on ju, ja siis läheb. Aga reaalsus ongi see, et nagu sa ei saa kindel olla, kas see toimib. Et meil on kvaliteedisertifikaat on olemas, iga partiiga tuleb see tootmisest kaasa, et kuna seal ei tohi raske metalli asju sees olla, mis siis naturaalsel kujul Chilatsitis on, kui teda mäest korjatakse. Et need eemaldatakse ära, et ta inimesele kahjulik ei oleks ja siis tuleb karp ja tuleb meile siia. Ja see sertifikaat uueneb iga aasta, sest seda korratakse ainult korra aastas. Et see ei ole niimoodi, et seda nüüd toodetakse mingi miljard tabletti või toodet ette, on ju, vaid see oleneb ilmastiku oludest, see oleneb väga paljudest erinevatest asjaoludest. Huvitav, kuidas raskemetallide ekstraktimine käib? Põnev oleks nagu seda poolt näha ka, kuidas seda nagu puhtamaks tehakse nii-öelda, detoksifitseeritakse. Ja, töödeldakse läbi ja et on niisugune kuum töötlus on läbi ja siis pärast on nii-öelda uuesti kokku pressimine ja ahvatamine nii-öelda läbi. Et seda pidi saadakse kätte need sealt, jah. Et YouTube'is on üks äge 10-minutiline klipp ka, kuidas siis nii-öelda, mis see pealkiri oli, How to Harvest Chilatsit vist või midagi sellist oli, et on niisugune 10-minutiline video, kus siis näidataksegi, kus mees läheb samamoodi nagu seda meet käiakse korjamas. Ilma abivahenditeta millegi, et ta läheb, ronib seal mööda kaljusid ja korjab selle väikse musta kamaka läbi. Et nemad nii-öelda kohapeal külades töötasid seda, keetsid läbi lehma uriini sees ja ma ei tea, mis iganes asju veel oli, et enne kui nad seda nii-öelda tarbida said. Et see oli nii-öelda nende see kohalik nii-öelda viisi seda puhastada, aga eks tootmises on teised protseduurid, et ikkagi võimalikult vähe halbu asju seal nii-öelda sees oleks. Tegelikult me tahame ka ise teha sellise ringi sealt, kus seda korratakse ja minna vaadata seda protsessi ise üle ja tuua seda inimestele reaalselt lähemale. Et see on ka üks meie eesmärk, et teha reaalselt suurem dokumentaal kokku korjata erinevatest kohtadest võimalikult palju infot, millised on need traditsioonilised uskumused, teadmised ja kõike seda, et tuua natuke rohkem seda alternatiivset poolt esile. Et kui ütleme, et mägedest tuleb kulda, nüüd tuleb musta kulda ka, et mis on siis nii-öelda kehale ja et mitte rahakoti läinud. Et ma arvan, et see oleks nagu see asi, mida võiks kõik inimesed nagu teada vähemalt või proovida katsetada. Seda oleks huvitav näha, jah, kuidas see protsess käib ja eriti kui veel mummipapad ka ise seda veel dokumenteeriks enda kanalites.
Kalal on ju ka produktsioon. No, siin saab mõelda küll, kuidas produtseerida. Aga... Keeled suhu Euroopasse. Ei, no just. Aga see fulvahape ja flavonoidid, miks saate alguses või ütleme esimeses poolest sai nagu mainitud korraks ka paari sõnaga, et mis need teevad, miks need meile kasulikud on ja tõmba sellega ette korraks. Sest need aitavad paremini tegelikult mineraale kehasse imenduda. On lühike vastus. No, mina olen selline, kes räägib puhtalt enda nii-öelda kogemustest, siis Benno on selline tehnilise jutu poole rohkem suunatud. Ta on see scientist, kes loeb neid uurimustöid läbi. Jep. Siin ja viimase pooleteist aasta jooksul on päris palju igasuguseid neid uurimustöid ja küll igast erinevaid lehtiallikaid nii-öelda läbi tuuseldatud ja uuritud, missugust informatsiooni saab ja kui palju on üldse saadaval. Et huvitaval kombel on Venemaal tegelikult päris palju tehtud uurimustöid, aga need on jäänud ka siis nii-öelda meedia poolt praegu siis nii-öelda ülesse postitamata, ühesõnaga ei leia väga palju neid. Et tegelikult juba siin esimese või oli see teise maailmasõja ajal olümpiamängudel katsetati Venemaa sportlaste peal nii-öelda, et kuidas ta siis või kas tõstab üldse mingisugust tulemust ja ma nüüd numbriliselt võin eksida, aga see oli 12–30 midagi protsenti tõstis nii-öelda korduste arvu ja siis seeriate arvu nii-öelda tulemused, mis on nii-öelda puhtal looduslikul toidulisandil nagu väga, väga suur protsent. Et enne me ei mainimata, et ta on siis ka veel testobooster nii-öelda looduslikul kujul. Et seal on väiksel kujul natuke steroidi sees nii-öelda. Et ennem siin mainisid, et maadlejal ühel hakkas karvkate nii-öelda uuesti kasvama, et ilmselt see on seotud siis selle testoga, et paneb natukene rohkem neid karvu liik kasvama keha peal. Aga et fulvahapetest siis ja flavonoididest. Fulvahape on jah siis selle jaoks, et transportida neid kõiki neid mineraale kehas, samamoodi siis detoksifieerimisega tegeleb veel fulvahapped. Siis ta pakub veel tugevat antioksüdantset kaitset ja sama on flavonoididega, et nad on põhimõtteliselt käivadki nagu käsi käes. Et tegelikult on seal sees veel humiinhapped, mis siis aitavad selle transpordile kaasa ja siis fulvahapped on nii-öelda imendumisele aitavad kaasa, et mängivad seal nagu suurt olulist rolli. Et fulvahappeid leidub veel näiteks samamoodi mulla sees ja nii-öelda maa sees, ehk siis see aitab kõigil nii-öelda transportida nendel mineraalidel ringi. Et kuna, enne me mainimata see ka, et kuidas ta tekib, see nii-öelda mumio, et ta tekibki siis mäepragudesse, vahedesse, koobastesse aja jooksul taimede ja mikroorganite lagunemise käigus. Ehk siis tekibki siuke must tõrv või ollus nii-öelda ja see ongi siis nii-öelda mineraalid rohke ja seal ongi siis juba sees see fulvahape nii-öelda, mis siis aitab sellel paremini imenduda, siis ütleme niipidi. Ei kõlab nagu väga huvitavalt, et täiega tahaks seda oma silmaga seda protsessi nagu näha. Jah, me tahaks ka, see on põnev. Huvitav, kus see kullaauk meil siin Eestis on? Eestis on kahjuks mägesid ei ole. Meil on allikaveed on meie kullaaugud. Vägi ja rabad ja loodus ja mets ja lähed sealt rabasta samalt ja ära söö igaks juhuks, aga jah, pista pea rabas ette või seal mutta. Jõed, järved, meri. Piisav energiallikas. Kõik need koostööna nagu koos mummiga, et need toetavad üksteist seespoolt väljaspoole ja väljaspoolt sissepoole. Et kõik algab tegelikult seespoolt meil sisse. Ja üks asi veel, mida ei ole maininud, mis ka tunnen, endal on see, et kõht käib reaalselt paremini läbi. Üks siis ennem, miks ma ütlesin, et võtta nii palju, et kõht lahti läheks, siis täpselt samamoodi nagu on igasuguste kreatiinide ja valkudega, on ju. Et kui sa neid võtad, siis sa ikkagi võtad neid, kõht on lahti ja paha on olla, on ju, ja võib-olla on halb maitsesel, aga sa ikka võtad seda. Sellepärast, et sa tead, et see teeb sind tugevamaks. Siis sellega on tegelikult täpselt samamoodi, et kui sul hakkab paha ja kui sul läheb kõht lahti, super, anna meile sellest teada, sest siis see täidabki sinu eesmärki kõige paremini. Sellepärast, et see näitab seda, et sul on kehast midagi puudu ja ta viib sust seda jama, mis sul sisse on soolestiku kogunud, ta viib seda sealt reaalselt välja. Et need on 2 kõige paremat tunnusmärke, mis saab olla, et sul hakkab paha ja sul läheb kõht lahti. Super.
kõige paremad asjad üldse. Aga võib-olla see disclaimer, mida võib-olla tasub öelda, ma hakkasin mõtlema, et mikroorganismid veganitele siis põhimõtteliselt ei sobi iseenesest, teoorias. Jaa. Ma küll ei tea, mis need mikroorganismid sees on. Nagu kes ilmselt mingisugused, mikro on nagu, tähendab seda, et ta on väiksem kui sibegas, eks ole, mingid olematud olemid, organellid. Et seda tasub guugeldada, ma praegu ei hakanud seda ise guugeldama, aga hakkasin mõtlema selle peale, et siin ma siis tõin see Shilaiti sisse siia, tuli ka kohe, et sticky substance that comes out of the cracks in mountains ranges Asia. It's made of animal mineral and plant material. Huvitav oleks teada, mis see animal material tegelikult sees nagu on ju. Et seal ongi pigem mõeldud seda loomset poolt, et ongi mikroorganid, et on pisikesed bakterid ollused, väiksemad loomad, kes seal möllavad. Aga eks kindlasti on seal aja jooksul mingi putukaid või natuke siis oma silma järgi näha loomi ka võib-olla seal kuskil. Nii, kui te olete sildiga täna, siis lihtsalt arvestage, et te lähete proovite, nagu mina tegin otsuse, et ma proovin, ma ju loomseid asju muidu söö, aga ma olen valmis seda toodet praegu proovima. Aga lihtsalt tuli meelde, et see disclaimer tuleb öelda, kuna seal on kirjas on pisikesed animal produktidena, siis mõni jookseb pea sisse ja pärast kirjutab, et oh my god, et issand jumal, et pätsite vaata mind. Siis ära see õuna ka, kui suiss sees on. Teoreetselt on ju. Et eks ta lõpuks niimoodi ongi, et aga et igaühe otsustada. Nii lõhki ei saa võib-olla seda. Samal on valk, on ju. Jah, just. Et mis külle pealt nii-öelda võtta. Aga kellele ta vastunäidustatud on? Kui üldse on? Imetavad ja rasedad. Kuradi haige värk on sellega, ma ütlen ausalt, see on hästi huvitav. Ja ma olen oma eelmises studiulisend äris nägin ka seda massi, meie ütlesime massi, et ta on vastunäidustatud inimese, kes on siis imetav ema ja rasenaine. Vastunäidustatud, vaid mitte soovitatav. Jah, just, sest meil ei ole tegelikult, tol hetkel meil vähemalt, ma arvan, teil on sama olukord, et ei ole tõendusmaterjali, mis see tegelikult kehaga teeb. Kuna rinnapiima kaudu läheb kõike lapsele ka, siis paratamatult peab sellega arvestama, et kui sealt peaks mingil põhjusel hakkama ema kehast midagi välja liikuma, siis laps saab seda endale ja lapse mikroorganism, mikrobiom ei ole välja arenenud veel nii varakult, eriti kui ta on imetav laps, et see tekib vist kuskil teise eluaastal, tekib enda isiklik mikrobiom. Aga kõike teistel ei ole see siis vastunäidustatud ükskõik. Sööb või tahad, anna minna, anna kuuma. Tõmba ninna, joo, süsti, määri pähe. Minu teada ei ole, et minu pärast süstige kuskile varma vahele oma seda sisse, kui tahate, jah. Aga hetkel teada olevalt ei ole. Ei ole, jah. Et lihtsalt ongi, asi on koguses samuti, et kui su keha ei ole võib-olla harjunud nii paljude mineraalidega, siis võta lihtsalt nagu arstid. Võta algus 1, kui ei tohi, siis võta topelt. Kui võtad juba 4. Päevane normkogus on tegelikult 2 tabletti. Kas lapsed ei tõtta või? Ja mis vanusest? Ei ole soovitatav alla 18. Et iseenesest, kui nüüd kogu juttu kuulata ja mõelda, et on üks nagu imeasi, mis siis peaks kõik ainult head tegema. Et siis ju oleks loogiline, et võiks ju lastele ka anda, et nagu neil on just kasvav keha ja just olekski tarbis seda. Aga pigem mitte, et kuna seal on ikkagi, ta on ikkagi testo booster ja looduslikul kujul ja Indias kutsutakse teda mustaks Viagraks veel, et siis pigem on lihtsalt mitte soovitatav, et ta võib olla lapsel seal lööb võib-olla midagi, võib-olla saab midagi liiga palju, et jookseb su 6 aasta ringi, telk on püsti. Jah, kes seda teab. No 6-selt juba vaikselt niikuinii. Võib-olla tõesti. Ma ei mäleta ise. Et jah, pigem jah, nagu Benna ütles, et pigem natuke täiskasvanum inimene ikkagi. Et sa võid, aga ka nagu mingi mikro. Hästi vähe võib-olla. Kas sa mingid teised toidulisandid, millega ta kokku ei sobi, et pärsib 11 hakkab pärsima või vastupidi võimendavad 11? Ei ole niimoodi väga palju proovinud erinevate teiste asjadega koostada kombona võtta, et ma olen D-vitamiiniga koos võtnud, toimib väga hästi on ja samamoodi siis piimhappebakterid, mis ma võtan, et aitavad ka kaasa, et
endapoolset kogemust nagu ei ole sedapidi. Mina proovin kurkumiga praegu koos. Toimib väga hästi. Kas sa kurkumile piparka paned? Ei, mul on sellised kurkumi keeltabletid. Pane piparka. Pipar aktiveerib kurkumi. Panen sinna tableti peale pipart. Kurkum pipraga aktiveerib kurkumiini. Okei. See on nagu pipar on nagu enhancement. Ma olen kuulnud, aga ma tableti peale ei ole mõelnud pipart raputada. Ja siis korraga suhu. Et või pane tablett smootisse ja blenderd ära koos pipraga. Okei. Aga proovi, see väidetavalt, see on nagu teaduslik fakt, et see kurkumiin aktiveerub pipraga ja no nagu porgandil aktiveerub A-vitamiin keetes või hautides, et enne tal seda nii-öelda nagu täispotentsiaali saavutagi toorena. Yeah. Ja raud siis, raual on vasega koos võtta, et raud imenduks paremini, siis koos vasega pidi toimima paremini. Sellepärast miks meile meeldib see, et need asjad kõik ongi seal sees, vaata, need toetavad üksteist, need on välja arvutatud, kui palju neid koguseid seal sees võib olla. Ehk siis kõik need asjad, mis me praegu siin nimetame, nüüd on seal tegelikult minimaalses koguses sees ja toetavad üksteist. Ehk siis, kui sa küsid, kas on vastu näidutatud asju, loomulikult konsulteeri ikkagi oma klassikalise arstiga, üks arst ütleb sulle, et jumala eest anna minna, teine ütleb sulle, et ära seda mägede paska külvata, et me oleme saanud sellist tagasisidet. Üks ütleb jälle, et nagu super, anna minna. Ta mul siit laua alt hoppis paracetamooli. Ja teine. Superdoos paracetamool. See on jälle see, kuidas kellegi nii-öelda, kuidas õpetatud on või kes mis infot vastu võtab, et see on nii aga me tegeleme sellega ja me oleme väga avatud erinevatele koostöödele, mis aitavad meile erinevaid nii-öelda neid näidustusi siis välja tuua ja tagasiside olnud siis positiivne või negatiivne, me kõik võtame vastu ja tegeleme sellega, et siis nii-öelda hoiatada. Sest seda väga vähe on tegelikult tehtud igasuguseid teste ja uuringuid, siis meie eesmärk on täna ka viia neid teste ja uuringuid läbi, et oleks nii-öelda rohkem läbipaistvam see, et me ei peaks olema lihtsalt nii-öelda siis jutumärkides katsejänesed. Et siis oleks seda teaduslikku poolt rohkem siin ka sees, see on täna väga oluline osa. Ma hakkasin mõtlema, saate alguses rääkisid kohvikute pidamisest ja sellest edasi liikumisest. Ma hakkasin mõtlema, et peaks oma kohvikute toidumenüüsse lõunapakkumisse panema tabletikandikule ka veel. Et see on nagu hinna sees. Hea mõte. Noh, miks mitte? Nagu väike sükke vimka, et võtta see ka vaata toiduga sisse. Jah. Kas seda muidu peaks võtma enne tööki või peale või enne sööki? Soovitatav on söögiga ikkagi, et tühja kõhu peale ei võtaks, aga jah, mina olen ise 1,5 aastat tühja kõhu peale võtnud, mina nagu hommikuti ei söö, et siis siiamaani ei ole mul mingit häda olnud. Aga pigem hommikul õhtul enne magaminekut? Mina võtan hommikul 2 ja jätan õhtuse vahele nii-öelda. Mul on sama. Üks ja õhtul 1 tavaliselt. Aga oleneb jälle täitsa organismist. Naistel võib-olla soovitatakse üldse võib-olla 1 võtta esialgu. Aga nüüd ongi see, kuidas kui palju sa ise tahad, kui palju sa ise pead tunnetama, tahad meie pärast võtke 4 tabletti ka korra, kui sa tunned, et sul nüüd nii väga oleks vaja organismi puhasta, sest ainuke asi, mis ta sul teha saab, on see, et sul hakkab võib-olla natuke paha ja lööb kõhu lahti, mis on hea. Aga jah, üle 2 ei ole soovitatav, aga oleme ka nii teinud, et vahepeal, kui siin suvetööd asjad on olnud kohvikuga, siis oleme võtnud ka topelt. Et lihtsalt, sest nii hull andmine on lihtsalt, et võtad nii-öelda seda ekstra energia boosti omale juurde. Et kui tunned, et hakkad väsima, võta sisse 1. Võta 1 hommikul ja võta siis 1 õhtul näiteks. Või siis joo veega sisse või tee omale veepudeli sisse kaasa, joo päeva jooksul ära, peasi, et sa lihtsalt võta, proovi, katseta. Et see on katseeksituse meetod, sest kehad on nii erinevad, ei saa kellegi konkreetse eest rääkida. Ja õhtul siis mehed soovitusega mitte võtta, muidu magad telgi otsas. Ja lae all. Kui kõhu oli, siis lae all. Oli küsimus mul veel, üks küsimus selles seoses tootega. Nüüd ma lasin sellel mõttel ära minna, see oli tule mu meelde, äkki tuleb. Mis te veel tahate jagada
kui teil on mõni mõte, mis tahate jagada. Või on kui midagi, mida ma ei küsinud, aga teil on vastus. Nii saab ka tuletada. Mingi küsimus. Äkki mul tuleb meelde see, mis enda peas oli. Kindlasti jälgige meid, mis me teeme, kus me liigume, sest suvine aeg on olnud selline see, et me võib-olla vahepeal ei postita ja ei ole nii-öelda pildis, ei tähenda seda, et me edasi liigu. Me oleme hullu pööra tegelikult liikunud, erinevaid koostöid alustanud, käinud filmimas, andnud väga palju katsetada, uurinud asju juurde, ise arenenud, et kui sa tõesti ka täna nagu ütled, et võib-olla see toode või see kood, sul ei ole ikkagi seda võimalust, aga sa tunned, et sul on väga suur huvi selle asja vastu ja sa tahaksid seda ikkagi katsetada, siis ole täitsa avatud ja anna meile Instagrami teada, et mis on võib-olla sinu nii-öelda probleem, kui sa kuulsid, püüdsid midagi kinni siit saatest täna ja sa tunned, et see oleks midagi, mis sind aitab, aga sul reaalselt ei ole täna võimalust, siis kirjuta meile ja me leiame sulle selle lahenduse ja sa saad ikkagi seda proovida. Aga see peab olema ka väga siiras ja aus, et sa tunned, et sul on seda vaja. Et me oleme täna asja väga aususe peale üles ehitanud ja alati win-win-win, nii et kõik osapooled võidaks. Mul tuli meelde see täpsustus, et ma märkasin seda naise selle peale, kui ta teeb endale seda vett nii-öelda, millega ta joob ära seda tabletti, siis ta paneb, vähemalt see ei ole teie tootega, see eelmise tootega seotud, ma pole teie tootega näinud seda, jube kaua lahustub. Nagu ta paneb õhtul ja hommikul, siis on see nagu seal see must möks vee põhjas, et päris kaua võtab aega see lahustumine. Kas teie tootega samamoodi või läheb suht kiiristi vees kohe? Oleneb vee temperatuurist. Soojas vees lahustab päris kiiresti. Okei, ta on võib-olla pannud jahedab vett siis. Jahedas vees, tal läheb ka aega, jah. Jube kaua lahustab, jah, et ma ei ka siuke protsess lihtsalt, et tema on hommikuti joonud jahtavas seda. Okei, ma vett ei soovita mitte ühtegi asja. No jah, siis sa hävitad ju, et võib-olla siis leige või soe on. Okei. No aga siis ei olegi midagi rohkem lisada siia. Ongi kõik. Head aega, noh. Et ma tänan teid, et tulite, jagasite. Mina neid hetkel proovin, katsetan. Mis ma enda puhul märkasin, ma võin nii palju öelda, et energiatase on, ma ei saa öelda, et nüüd see puhtalt selle pealt on, aga ma tajun, et energiatase on natukene nagu parem ja ma ei oska sulle protsentuaalselt öelda, et see ei ole nüüd hullud märkimine hüpe, aga ma näen, et mul on nagu tuhhi on natukene rohkem kui võib-olla enne, kui ma seda proovima hakkasin. See on minu esimene selline, mis ma märkasin, ütleme siin 3 või 2,5 nädala pealt. Hakkasin tajuma, et okei, et ma teen toimetan, aga ma nagu ei väsi nii palju ära enam. Jep. Mul on ikkagi praegu väga palju salvestamisi ja selle ümber toimetamist ja perelogistikat on ka nii palju, et ma olen täis kohaga taksojuht naisele ja lapsele, siis kohati nagu lihtsalt vahepeal tundus, et ma jõuan koju ja olen nagu süsine, siis nüüd ma jõuan nagu koju ja tegelikult on nagu okei nagu olla ja saad väsinud, aga mingi väike shift on nagu erinevus on tunda. Et rohkem ma küll praegu välja ei oska tuua mingeid teisi nagu selliseid punkte. Ärge, kus ütlen, mingid Matrixi, take the blue pill or take the red pill, ärge kindlasti seda oodake, vaid katsetage. Ärge pange ootuseid. Ja ärge pange ootusi, vaid tunnetage see, et minule mõjub näiteks podaegal ei tähenda seda, et sinu ainevahetus võib-olla üldse niimoodi toimib. Võib-olla sulle mõjub see võib-olla üldse ajutööle täiesti teistmoodi kui mulle. Et proovi katseta, oma keha on kuningas, oma keha on tempel. Kuna tal on neid kasutegureid nii laialdaselt, et siis immuunsüsteemi tugevdab ja närvisüsteemi samamoodi. No, lõppkokkuvõte ongi põhiliselt see, et kuna ta on nii mineraalide rohke ja nii-öelda bioaktiivne ja siis looduslik, siis su keha võtab need mineraalid vastu ja juba toonu selle, ütleme siis nii, et kui su keha oleks mootor, siis ta on nagu hea värske õli, mis sulle nii-öelda peale valad, et siis ju mootor töötab hästi ja ei kuule sa nii-öelda siin üleval kuhvli all mürisemist ka nii kõvasti. Et nii on teda kõige parem nii-öelda tõlgendada, et jah, eks igal inimesel on siis erinevalt, et oleneb, kui tihti see õlivahetust endale teed
et kes teeb regulaarselt, muidugi tema võib-olla ei tunne seal mingeid suuri muudatusi, aga kes ei olegi varem teinud, siis ma usun, et sealt võib päris häid tulemusi tulla. Seal lööb põhja alt ära. Sump saab lekkima. Just täpselt, et pigem väga soovituslike, väga ebatervislike eluviisidega inimestele ja ka tervislike toetada ja et ennetada loomulikult, et jah, minul on aidanud see elus igastahes küll praegu väga palju edasi liikuda ja on aju täitsa teismoodi tööle pannud. Ja tegelikult me korraldame ka üritusi ja kokkusaamisi, kus me räägime, jagame mõtteid, et Instagram ja Facebook jälgige Mummipapasid kindlasti, et see on meile väga suureks abiks, kui te meid jälgite seal. Lihtsalt kas või jälgige, sest me teeme loosimisi septembrist või enne septembrit natukene on võimalik päris hea 90 minutit massaaž saada omal kesklinnas Hea Elu massaažistuudios. 1. juuni me tegelikult tulime nii-öelda avalikuks Avasalu Heaolu stuudios, kus tehakse erinevaid meditatsioone ja asju ja seal teeme ka, hakkame septembrist tegema kogunemisi ja asju. Et kellel on mõtteid tagasisidet, tahab lihtsalt nii-öelda head keskkonda, kus ise ka võib-olla areneda ja sa ei ole leidnud omal seda, siis me oleme olemas. No väga lahe, ma tänan teid, et viitsiste tulla. Tõite mulle uue paki. Saan nüüd ninna tõmbamas ka proovida. Vahepeal sai otsa peaaegu. Ja sulle, hea kuulaja, aitäh, et sa olid meiega. Mine soeta endale mõned pakid, proovi ära, kirjuta poistele, kirjuta mulle, kuula saadet, jaga saadet. Ja kasuta Kris Kala ka. Ja kasuta sooduskoodi ka. Kõik asjad, mis me siin saates mainisime, leiad sa ilusti saate kirjeldusest postituste alt ülesse. Ja kas midagi, järgmise episoodini ja tšau. Tänud sulle, Kris. Tšau.